Kõigepealt tahaks tänada korraldajad, sellepärast et eeltöö oli väga hea, oli väga põhjalik ja hea teavitus interneti teel, lehe kaudu. Kaitsevägi käis enne kohal oma tehnikat siin tutvustamas ja väga hea eeltöö oli. Linn omalt poolt andis teatud eeltingimused, see tähendas seda, et õppuste ajal tuleb linnakeskkonda säästvalt suhtuda. Kõik need meie nõuded täideti, midagi linnas ei juhtunud. Praegu tegime ülevaatuse ja praeguseks ei ole veel midagi tuvastanud. Linnaelanike poolt mingisuguseid nurinaid ei ole linnavalitsuse poole esitatud ja paljud on isegi väljendanud hea meelt, et oli palju sellist liikumist, lastel oli huvitav vaadata, said pilti teha sõjaväelastega koos, et kõik möödus hästi. Nüüd on käimas siin õppus Kevadtorm, et kui palju ja kas ta üldse teie igapäevaelu siin häirimas on? Üldse ei ole, isegi ei kuule ja ei miskit, kõik on korras. Aga mis teie arvamus on, et kas selliseid õppusid on vajalik teha? Ma arvan, et küll, et ikka meie rahva jaoks, elu jaoks ikka see on turvalisem. Aga kuidas siis nüüd praegu on, et sõdurid siin müttavad ringi, peavad sõda, et huvitav ja kuuleme, näeb ja mürin hirmus on, vahel läheb siit Jõhvi poole need masinad järjest, hulgamasinaid ja tankid põhiliselt on. Ei ole midagi, viga ei ole midagi. Et igapäevaelu ja tegemisi see siin ei sega? Ei sega, meil tegemisi mingisugused ei sega ja ikka elu käib ja. Aga mis te ise arvate, et kas selline õppus nagu Kevadtorm on vajalik? On ikka vajalik, väga vajalik. Saavad põhiliselt, et noored saavad või sõdurid kõik vajalikud teadmised, mis seal, kui tuleb mingisugune aplava, et siis on vähemalt oskavad sõdida. Aga nüüd on käimas siin Kevadtorm, et vaatan, et paarisaja meetri kaugusel on siin kohe sõdurpoisid olemas, et täna hommikul nad tulivad ja eile nad käisid juba enne küsimas, kas võib siia tulla, et tahavad siin mingit mängut või. Ja täitsa normis poisid, viisakad ja kõik on hea. Ainult need, mis need on, need lennukid need. Need muudkui siin üleval tiirutavad ja täna ka, eile ja täna ja. Aga sellist igapäevaelu ja toimetusi tegevused siinsed ei sega? Ei sega. Absoluutselt, nemad seal metsas ma ei näegi neid, et autod ainult paistavad välja, aga mehi pole kuskil näha. Aga mis te ise arvate, et kas sellist õppust nagu Kevadtorm on vaja teha? Jah, on ikka. Jah, siis mehed saavad treenida ja oskavad ka hädaolukorras juba siis tegutseda. Ja, tulin lapsele tehnikat ja näitama, kuidas see asi käib ja lapsele ilgelt meeldib see. Aga kuidas siis siiamaani nähtuga rahule jääme? Täitsa hästi. Karl, kuidas sulle meeldib? Hästi. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Tankid. Aga kuidas siinne tegevus teie igapäevaelu on siin mõjutanud? Ei ole üldse mõjutanud, et see ei häiri üldse. Et lihtsalt, eks ta käib asja juurde ja vahepeal sõidavad ja teevad ja eks vahepeal saab ise ka käia, kui aega on, aga enamus ajast tööl kogu aeg, siis ei jõua.